Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mägral oli maja nii nagu vaja. See temalt võttis kogu tema aja. Juba tehti treppi, juba pandi voodrit. Mägra peres polnud ainsatki loodrit. Ei olnud mahti poes sabas seista. Kõik, mis majas tarvis, ise valmis treista. Nõnda Mägra majas, kasemetsa veeres, tasaselt ja targu elukene veeres. Kuni ühel õhtul keegi äkki kloppis. Ukse taga seisid kährikoerad troppis. Trügisid kõik sisse, pambud pandi maha. Vaatasid siis ringi, korter pole paha. Miski siin ei klapi, hüüdis vana Mäger. Kõik on korras, papi, vastas talle Kähri. Ruum on teil ju lahe, jääme veidiks siia. Oleks mõtet asja kakluseni viia. Kährikuid on palju, neil on kihvad. Ükste peal veel kõigil rotinahast rihmad. Jäidki koerad majja, seadsid ennast sisse. Oma korda võtsid sõpru korterisse. Aga Mägra papi kõndis kohtu vahet. Lootuses, et kohus nuhtleb seda pahet. Aga kohtu saksaks oli vana hall karu, kellel kõik läks meelest, kes ei saanud aru. Mägra papi visalt ründas kohtumaja, kuni tallas sisse suure laia raja. See ei ole teada, kuidas lõpeb kohus, aga rada lookleb praegu tiivel rohus. Pau, 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 küll seal tehti. Pau, pau. Hommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Joel Steinfeld laulis meile kuulsa, või tuleks öelda kurikuulsa loo Mägra maja luuletaja Helvi Jürissoni sõnadele. See laul keelustati nõukogude ajal, sest lihtne oli kuulajatele aru saada, et Mägrad selles laulus on eestlased ja kährikud on Venemaalt okupatsiooni ajal saabunud immigrandid. Aga näete, kus me siis praegu oleme. Mägrad on oma maja tagasi saanud, taastanud koguni Eesti Vabariigi, aga siia elama jäänud 100 000 kährikud käivad ikka veel meie valimistel nagu õiged mehed. Ja siiamaani vaadati sellele läbi sõrmede, aga nüüd seoses kährikute kallaletungiga Ukrainale on taas päevakorral nendelt valimisõiguse äravõtmine, sest muidu tont teab, mis nad veel ette võtavad. No ilmselt nendelt sinu pool mainitud kährikutelt ehk siis kolmandate riikide kodanikelt eelkõige peetakse silmas Venemaa ja Valgevene kodanik valimisõigus ka ära võetakse. Ilmselt on tänane valitsuskoalitsioon ka võimeline põhiseadust muutma.
aga eraldi küsimus, mis on minu jaoks väga tõsine küsimus ja millest me oleme siin saadetes ka varem rääkinud, on ikkagi kodakondsuseta isikud. Tegelikult mina olen küll seda meelt, et kui inimesel ei ole kodakondsust, Eesti kodakondsus, siis tal ei ole ka valimistele asja. Hästi naljaks on kuulata mõnede poliitikute suus täiesti jaburaid argumente, et kohalike omavalitsuste valimised ei ole nii tähtsad valimised kui mõned teised valimised, et kohalikud omavalitsused tegelevad tänavate korrashoiu ja purskkaevude rajamisega, vabandust, munitsipaalhaiglad, koolid, kultuuriasutuses, mida kõike veel. Need on väga tähtsad valimised. Ma mõtlen lihtsat asja, et miks teha lihtsat asja väga keeruliseks. Et valimised tänasel hetkel on üsna selged, on riigi identiteedi küsimus, ja selmet hakata arutama selle üle, et milliseid keerulisi konstruktsioone põhiseadusse võiks veel kirjutada, milliseid nüansirohkeid teemasid seal käsitleda, on ju lihtne öelda. Eesti Vabariigis hääletatakse ja valivad kohalike omavalitsuste ja riigi kogu kandidaatide hulgast vaid Eesti Vabariigi kodanikud. Erijuhtumid sätestab seadus. Ja olekski kõik. Ei oleks seda EKRE jändamist sel teemal, millest ka täiesti aru võib saada, et aga mille poolest siis kodakondsuseta isikud on teistsugused kui Vene kodakondsusega isikud ja tõepoolest nad ei ole seda. Meil on aega olnud 30 aastat moel teisel, et inimesed saaksid ennast määratleda ja põhiline tõde on ju milles, et ega valimisõigus ei ole ju inimõigus. See on lihtsalt nagu kodakondsete prioriteet, et nad saavad seda teha ja keegi ei sure ära selle tõttu, et ta valida ei saa. Kõigi eest hoolitsetakse, ehk see võrdse kohtlemise jura, mida kahjuks ka nüüd õiguskantsler ja natukene ka põhiseadust loonud Adams siin räägivad, need ei ole üldse kohased tänasel hetkel, kui tegelikult Venemaa on teinud seda, mida me kogu aeg oleme arvanud, et kui nendega rahulikult ringi käia, siis nad seda ei tee, nad on seda teinud ja see paari aasta tagune Eesti Vabariigi aastapäev muutis tegelikult hoiakut kõigesse, nii kodakondsusega kui kodakondsuseta isikutesse. Nojah, koalitsiooni kokkuleppesse sotsid suutsid siiski selle kodakondsuseta isikute asja läbi suruda, vaatamata sellele, et väga tugevalt oli selle vastu Eesti 200 ja ettevaatlikult vastu Reformierakond. Et halli passiga inimesed ilmselt lähevad selle põhiseaduse muutmise arutelu puhul ikkagi lauale. Muidu see põhiseaduse muutmise kiirkorras arutelu, see on omamoodi proovikivi tänasele valitsusele. Kõigepealt selleks on vaja 4/5 Riigikogu liikmete toetust ja 4 korda rohkem kui vastu peab olema poolt. Kui üks hääletab vastu, siis peab 5 poolt hääletama. Laias laastus on see niimoodi. Ja muutmise protsess on ise niimoodi, et 3 lugemist, esimese ja teise lugemise vahel on vähemalt 3 kuud ning teise ja 3. lugemise vahel vähemalt 1 kuu ja põhiseaduse muudatus jõustub siis kuu pärast väljakuulutamist, nii et tegelikult asjaga on kiire. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et olles näinud ka varem selle erakonna, mille geneetilises koodis minu arusaamist mööda on veel jätkuvalt liiga palju Viktor Kingissepa mentaalseid geene, meeme siis teisisõnu, et ma arvan, et nad keeravad veel paraja käru selles mõttes, et nende jaoks on see nagu selline pettemanööver ja väga raske on näha seda, miks ei peaks olema pettemanööver, sellepärast nende jaoks on see eluline, nende võit tulla välja ka põhiseaduse muutmise kampaaniast sellisel moel, et no vot, me kaitsesime teid kõiki ja loota, et siis sügisesed kohaliku omavalitsuse valimised, venemeelsed inimesed nende poolt hääletama toovad, see kõik on nii ilmne. Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et kui näiteks Saksamaal kantsler Olaf Scholz oludes, kus rahandusminister hakkas plõksima, vallandas ta, riskis loomulikult erakorraliste valimistega ja need tõenäoliselt ka tulevad, siis mõtlen, et kuidas see meie peaminister sellist
kavalust läbi ei näe või kui pehme ta siis nagu lõppkokkuvõttes on või kui kõrgel tema valulävi on, et ta sellist nagu nögamist nagu läbi ei näe ja oma selget otsust ei tee, et kuulge, on mis on, aga see on julgeoleku küsimus, mida ta vaieldamatult on ja põhimõtteliselt võiks ju saada sotsid välja heidetud, nii nagu Reformierakond on kord varemgi ühe erakonna valitsusest välja heitnud. Mis mind õudselt häirib on see, et kõik need sõnumid, mis poliitikutelt tulevad, suures osas need sõnumid on suunatud nii-öelda mitte kodanikele või kolmandate riikide kodanikele. Sõnumid peavad olema suunatud Eesti kodanikele ja Eesti kodakondsuse taotlejatele, nendele inimestele, kes on otsustanud ennast siduda Eesti riigi ja selle kodakondsusega. See on palju olulisem kui püüda leida sõnumeid nendele, kes ei ole mingil põhjusel mugavusest ilmselt soovinud endale kodakondsust taotleda või mõne riigi kodakondsust võtta. Kolleegid, kas te oskate ennustada, kas selle kevadises kaitsepolitsei aastaraamatus on siis kaanepoisteks nagu kombeks nimetada näiteks nii Läänemets kui Ossinovski kui veel paljud teisedki, kes sääl siis erakonnas seda... No ma nii radikaalseks ei läheks. Vaatame viimaseid reitinguid. Sotsid on reitingult 3. kohal, no Isamaa paneb kõvasti eest ära, opositsiooniline Isamaa, Reformierakond püsib enam-vähem 2. kohal ja siis tulevadki sotsid kohe järgi ja nende reiting on aasta jooksul ikkagi märkimisväärselt kasvanud. No jah, seda peab kindlasti vaatama, et kelle hulgas nende reiting on kasvanud. Mis puudutab siis Jevgeni Ossinovskit, kes muu hulgas siis, kui inimesed veel ei tea või pole kuulnud, on Tallinna linnapea, siis minul on jäänud küll mulje, et Ossinovski on juba läinud põranda alla, sellepärast, et ta ei esine avalikkuses, ta ei võtta sõna, ta ei tee mingisuguseid avaldusi, avalikkuses esinevad 2 Tallinna abilinnapead, kes kaklevad omavahel nagu kass ja koer, küll suurte, küll väikeste asjade üle, aga selle juurde me veel jõuame. Mis puudutab need kodakondsuste isikuid, siis kogu selle, ütleme niimoodi, suhteliselt vastiku jauramise ja õiendamise juures, et mis siis avalikkuses toimub. Et see ongi minu meelest Markul väga hästi öeldud, et asi on ju tegelikult väga lihtne. Et igale terve mõistusega inimesele on selge, et meie julgeoleku olukord on keeruline, et Venemaa kallaletung Ukrainale muutis absoluutselt kõike. Me oleme sunnitud ära tegema kõik need asjad paari aasta jooksul, mis 30 aasta jooksul on lihtsalt lohisema jäetud, kas hirmust, viitsimatusest või soovist kellegi hääli saada. Me peame need kiiresti ära tegema ja siin ei ole midagi jokutada. See meie tulevik, elu ja turvalisus sellest suhtub. Nüüd miks on meil nii palju kodakondsuste isikuid, kunagi ju loodeti seda, et kodakondsuseta isikute küsimus lahendab ennast ise, teiste sõnadega, et selle lahendab aeg, ehk et kodakondsuseta isikud lihtsalt surevad välja ja Eesti Vabariik ei pea selle probleemiga rohkem tegelema. Aga kui me vaatame seda, mis on päriselt juhtunud, jah, need on jäänud vähemaks, aga tegelikult on juurde kasvanud, oluliselt on rohkem Venemaa kodanikke, rohkem kui siis, kui kodakondsuseta inimeste statuut üldse tekkis. Nii et päris nii, nagu kunagi loodeti, et probleemid lahendavad ennast ise, et seda siiski ei ole. Ja üks kõige hullemaid asju minu meelest nende erinevate põhiseaduse muutmise ettepanekute juures on see, kui Eesti Vabariik kirjutab oma põhiseadusesse sisse sõnad, et kodakondsuseta isikutel on valimisõigus. See on nii naeruväärne, see on idiootlik, see on nõme. Vabandage väga, aga tõepoolest, see kujutate ette, see on suveräänne iseseisev riik, kes kirjutab oma põhiseaduse, hääletab spetsiaalselt, teeb suure show sellest ja pingutab väga, et kirjutada sinna kodakondsuseta isikud võivad Eesti Vabariigis hääletada. No, idiootlik. Siin me võimegi analüüsida ju seda, et kust selline mõte tuleb. Noh, kas see tuleb nende enda pähe või on neil siis nagu keegi, kes nende hulgas mõjuagendiks, kellel omakorda mingi agendijuht, et meil ei maksa nagu pead liiva alla panna ja selline aktiivne sekkumistegevus Eestis toimub, selle eest on kaitsepolitsei hoiatanud juba aastaid, et selline lähenemine ja inimeste mõjutamine toimub. Me näeme seda, kuidas on toimunud Gruusias või Moldovas või kus iganes maailmas. Ehk et öelda nüüd, oi,
Vot see Eesti on selline puhas ja ilus maa, kus kõik on roheline ja kaunis ja inimesed käivad ainult valgetes riietes ja me kohe näeme, kellel on plekk küljes, seda ei maksa. Ja need nii-öelda võimalikud luurajad, võimalikud vastutegutsejad käivad meie hulgas täiesti normaalsete nägudega ringi ja ütlevad mingeid lauseid, mida me oleme kuulnud siin igal pool. Kas kõik nendest on mõjutatud, ei tea, aga ajupestud kindlasti, kui me kuuleme neid sõnu, mida siin üks või teine aselinnapea või ütleme uuenenud Keskerakonnas ehk sotsides oli ja räägib. Ja selles osas nii lihtne see pilt ongi, et nagu eitada, et selline mõjutustegevus käib, oleks piltlikult öeldes ikka väga piinlik ja lühinägelik. Seda küll jah, aga kindlasti kõik need, kes on kodakondsuseta inimesed, ei ole nii-öelda mõjutatavad ja me teame inimesi, kes on eeluurimise all ja kellel on taskus Eesti pass ja kes on väga selgelt esinenud Eesti vastaste avaldustega, nii et see sinu poolt mainitud mõjutustegevus, mis kindlasti toimib, ei puuduta ainult seda, kas sul on taskus kodakondsusega pass või on sul nii-öelda hall pass. Aga ma julgen väita seda, et halli passiga inimestel on liiga mugav elu. Neil on liiga hea elada. No see ongi ju vastupidi, see ju näitab... Ei ole vastupidi, neil ei ole motivatsiooni taotleda kodakond. Ja seda muidugi. Ja see tulebki neil põhiseadusega nüüd põhiseaduse muudatusega ära võtta. Kõik. Ja ei, ma tahangi öelda, et see on ju väga lihtne. Valida saavad Eesti Vabariigis ainult Eesti Vabariigi kodanikud, ülejäänud olukorrad lahendab seadus. Ja see piinlik põhiseadus, mis meile tekiks, nagu Priit ütleb, kus me nagu arutaksime seda, et aga kuidas me käsitleme kodakondsuseta isikuid? No see tähendaks seda, et ka põhiseadusse mitte ainult see kodakondsuseta isik ei ilmu sinna lihtsalt nõpsti ühes nagu peatükis, vaid me peame põhiseaduses defineerima kodakondsuseta isiku. Asjaolu, et Eesti Vabariik on olnud ütlemata hea koht, kus inimestel on elada, ongi kinnitust leidnud sellest, et kui Priit ütleb, et algselt oli plaan, et küll nad välja surevad ja nüüd tuleb välja, et nad elavad väga hästi. See tähendabki, et olud on siin head, toit on hea, tervis on hea, kõik on hea, aga see ei anna mingit õigust neile inimestele pidevalt aegade lõpuni hääletada ja siis, kui sureb viimane kodakondsuseta isik, siis on meil põhiseadus, kus on sees, et on kodakondsuseta isik. Siis tuleb neid äkki hakata juurde tekitama, sellepärast, et põhiseaduses on ju ometi kirjas, et kodakondsuseta isikutel on ka hääletusõigus. Ehk et see, kuidas ma ütlen, terminoloogiline, mõisteline, semiootiline virvar, kuhu tänasel hetkel me nukker küll, aga selle sama nii-öelda kindlameelse Reformierakonna sallival juhtimisel nagu liigume, on üsna õudust tekitav, ehk et kui natuke sellesse süveneda, läheb aju sõlme ja pange tähele, see ongi ju eesmärk, mida tänasel hetkel need nii-öelda loomade ja lindude vahel sõda tekitavad sotsialistid ju tahavadki, et olla, et kuidas me ütleme, et neil inimestel ei ole hääleõigust, see läbipaistev semiootiline lollitamine oleks nagu täpselt see hetk, et kui tuleks ikkagi laua peale lüüa ja öelda, ei, seda enam ei tule. Isegi selline leebe inimene nagu Scholz tuli sellega toime Saksamaal. Põhiseaduse muudatusettepanek näeb küll ette ka seda, et kohalikel valimistel saaksid osaleda ka Euroopa Liidu kodanikud ja NATO kodanikud. Las seda sätestab seadus. Just, seda peab sätestama põhiseadusega. Sa ütlesid, et elu on Eestis liiga hea, siis lihtsalt remargi korras ütlen vahele, et Statistikaamet avaldas värsked andmed nende inimeste kohta, kellel ei lähe väga hästi ja neid on 30%, kes tegelikult elavad allpool seda piiri, kus oleks normaalne elu, nii et tegelikult ka pigem võiksid nagu sotsid ja kõik teised erakonnad tegeleda selle probleemi lahendamisega, et tõepoolest absoluutses vaesuses elab meil ikkagi peaaegu 3% inimesi. Seda peaks ju pärima Statistikaametilt, nad vist eraldi välja ei too, kui palju seal on kodanikke, Vene kodanikke ja kodakondsuseta isikuid, võib-olla selle statistika peaks välja võtma ja sellele väitele, et meil lähebki väga hästi kinnitust leidma, et kui tõepoolest ka nende hulgas on näiteks kodakondsuseta isikute osakaal väga väike, siis see tähendabki seda, et inimlikus plaanis on Eesti ühiskond panustanud nii-öelda võõraste heaolusse rohkem kui iseenda omasse. Ma ei tea, kas rohkem või vähem, aga kindlasti on heaolusse panustatud ja samas on paratamatu, et on ka inimesi, kes alati on kuskil
on kuskil serva peal ja selliseid ühiskondi, kus on kõik probleemid ära kaotatud, sotsiaalset probleemi ei ole, et need üldse ei olegi, et vist on ainult üks riik maailmas, kes seda suudaks, see on Norra, tänu oma naftafondile, kus on, ma ei tea, 1,7 triljonit või mitu dollarit neil seal on, aga Norras on huvitav see, et koalitsioon või opositsioon alati räägib, et kui me saame võimule, siis me lahendame probleeme naftafondi abiga ja kui nad saavad võimule, siis nad ei tee seda sellepärast, et tegelikult keegi ei tea, kuidas selline ühiskond üldse funktsioneeriks, kus makstakse kinni kõik probleemid, mis võivad ühiskonnas tekkida, aga tihti meil räägitakse siis, tulles tagasi selle Vene kodanike ja hallipassi meeste kährikute valimisõiguse juurde, et tihti öeldakse, et vaadake, et kui nüüd ära võtta hääleõigus sellistelt inimrühmadelt, et siis vaadake, et seal on ka neid inimesi, kes on väga Eesti poolt ja kellele Eesti Vabariik meeldib teatud mingisugustel põhjustel. Miks neil Eesti passi ei ole pagan võtab? Ei ole saanud, no võib-olla on tegu Vene demokraadiga, kes on jalga lasknud, eks ole. Et mis me nüüd teeme, et nad ju solvuvad, et see on selline, et nad ju solvuvad, mis me teeme, et ei saa sellepärast jalga lasknud Vene demokraat on 6 tükki. Aga jaa, vaadake, ma olen mõelnud selle peale ja ma olen päris veendunud selles, et just nimelt Vene demokraadid ja inimesed, kes on hinges Eesti poolt, saavad väga hästi aru sellest, et Eesti Vabariigil on vaja niimoodi käituda ja et nad on olude sunnil sattunud hammasrataste vahele ja et nad saavad oma olukorda parandada siis, kui nad loobuvad mingist muust kodakondsust, ükskõik kui raske see ka ei oleks, kui nad saavad endale Eesti kodakondsuse, pingutavad, õpivad keele ära, teevad keeleeksami, mis iganes, eks ole. Ei ole vaja rääkida sellest, et keegi solvub. Ei, need, kes on Eesti poolt, need ei solvu, aga need, kes Eesti poolt ei ole, no need on kogu aeg solvunud, need on nagu nii solvunud. Ja siia lahkuma sunnitud sinu poolt mainitud Vene demokraadid, jah, neid ilmselt on, aga kui nad on tõelised Vene demokraadid, siis neil on taskus Vene pass, nad lähevad, valivad Putini vastu Vene saatkonnas ja neil on taskus Vene pass, sest nad loodavad kunagi saada tagasi kodumaale, mis on normaalne riik, ehk siis see lootus on küll õhkõrngu, mitte võimatu. Vaadake, see solvumise asi, et see on ju ka tegelikult ju kelle, see on tsaar Putini nii-öelda retoorika, mida on kasutatud ja kasutatakse jätkuvalt küll erinevate saadikute, küll Vene välisministri ja muude ametnike poolt, et vaata, et kogu see tänane seis, mis meil maailmas sündinud on see, et Putiniga pole piisavalt arvestatud, teda on alandatud ja solvatud ja vot nüüd möödapääsmatult siis selle personaalse kurja kutsumise tulemusena siis on tulnud meile küll sõjad, küll muud asjad, et see retoorika juba on oma ülesehituselt niivõrd haige ja sellele toetumine tegelikult näitab veel kord ühte ja sama asja. Kust võtavad sotsiaaldemokraadid Eestis täna oma retoorika selgroo ja kahjuks on see nähtavalt ja korduvalt ida. Jah, see on täiesti selge ja ma arvan, et siin lähemad kuud, nüüd kui siis mingisugune ettepanek võetakse Riigikogus vastu, siis on päris hea mitu kuud aega selle üle arutada ja see, mida siis tegelikult taotlevad Keskerakond ja mida taotlevad sotsiaaldemokraadid, et meile saab see lähemate kuude jooksul väga-väga selgeks, mis on nende mäng, kuidas nemad Eestit näevad ja kes on need, kelle hääli nad igatsevad. Kas need on eestimeelsed inimesed või nad on need inimesed, kes on siiamaani üritanud kõigest väest edasi lükata seda, et nad peaksid olema Eestile lojaalsed ja võtma endale Eesti kodakondsuse. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Räägime Riigikontrollist. Riigikontroll minu arvates on üks kahest institutsioonist Eesti Vabariigis ajakirjanduse kõrval või ajakirjanduse ees, kes järjepidevalt ja kriitiliselt jälgib ühiskonna toimimist. Ükski teine institutsioon seda ei tee, kõik tegelevad oma mingisuguse pisikese sektoriga, aga üldist pilti sellele, kuidas meie riik elab, seda vaatavad ja päev-päevalt uurivad ja puurivad selle kallal ainult Riigikontroll ja ajakirjandus. Ja nüüd siis Riigikontroll Janar Holm andis aasta aruandest ülevaate
parlamendis ja ütles muuhulgas nii: riigieelarve paralleelreaalsuses elamise lummus on ohtlik ja see puudutab just seda teemat, mida ka meie siin ajakirjanikena oleme korduvalt rääkinud. Eesti Vabariigi tegevuspõhine riigieelarve on absurdi tipp, sellest saavad aru peaaegu kõik, aga on olemas üks väike rühm inimesi, kes sellele vastu vaidleb. Osa sellest rühmast on Rahandusministeeriumi tipus, siis on ka hulk poliitikuid, kes ka mitte millestki aru ei saa, aga ütlevad, et see on hea. Jah, see tegevuspõhisele eelarvele üleminek toimus aastal 2020 ja nüüd oleme me jõudnud tõepoolest selleni, et eelkõige Riigikontrolli aastaaruande ja riigikontrolör Janar Holmi abiga tõepoolest lasti see riigieelarve ja eelkõige siis vaadates ka järgmise aasta riigieelarve seaduseelnõule täiesti auklikuks, et tegevuspõhine eelarvestamine võeti kasutusele 3 eesmärki silmas pidades, meenutan kuulajatele: keskendumine tulemusele, suurem efektiivsus ja riigi kulude lihtsam jälgitavus. Ja riigikontrolör kinnitab, et kõik need 3 eesmärki on täitmata ja seesama sinu poolt viidatud tema tsitaat paralleelreaalsuses elamine on väga tõsi. Raha on eesmärgid, on mõõdikud, aga mõõdikutel ei ole valdavalt mingit seos selle jaoks eraldatud raha hulgaga ja Holm tõi väga palju näiteid ja mulle jäi silma üks näide teede ehitusest ja remondist ning ühistranspordi dotatsioonidest. Eelmise aasta eelarves, riigieelarves ei ole ühistranspordi dotatsiooniks ette nähtud ühtegi senti. Tegelikult doteeriti ühistransporti ja samas on lahti kirjutatud paari mammograafia bussi kulu, 10 000 või 15 000 eurot. Ehk siis sellist absurdi on tõepoolest väga palju ja riigikontrolör tõi näiteks ka selle, et üks asi on riigieelarve seadus, mille kõrval on siis 700 lehekülge tabeleid, arve ja eesmärke, mida nimetatakse seletuskirjaks. Ja seletuskirjas toodud arvud ei kattu väga sageli absoluutselt sellega, mis on riigieelarve seadus. Tegelikult on siis niimoodi, et meil pole ülevaadet, kuhu raha läheb ja järelikult ei saa ka pidada mõistlikku debatti, kus saaks kokku hoida. Näiteks üks näide, et Holm viitas ka Rahandusministeeriumile ja viitas täiesti otseselt, et Rahandusministeerium on ennast juba mõnda aega eelarves sisuliselt kui nõudliku hindaja rollis taandanud ja pigem tehniliselt vahendab seda eelarveprotsessi, mida ma tahan korrutada. Keegi ei pane raha taskusse, lihtsalt raha kulutatakse vähem, mõnel pool kulutatakse rohkem, kui seda on ette nähtud ja täielikku ülevaadet sellest ei ole, on väga palju neid inimesi, kes täidavad mingisuguseid tabeleid, kirjutavad mingeid eesmärke, aga mõõdikud on selle juures kas umbmäärased või puuduvad üldse. Või ega asi pole ju ainult selles, mis iganes või kes iganes, kuigi sellest oleks ju huvitav teada saada, kes siis kandis endas seda huvitavat ideed, et me hakkame tegelema tegevuspõhise eelarvega. Seal peavad olema mingid isikud, mingid inimesed, kes selle plaani nagu ju istutasid siia riiki sisse niimoodi, et see on muutunud valdavaks, niimoodi, et isegi riigikontrolör peab ütlema, et kuulge, sellest jahust ei saa mitte keegi aru. Aga seal on teine asi. Aastate jooksul on ju kupatatud ametnikke ja keda iganes veel kokku, koolitatud neid tegevuspõhise eelarve põhjal, korraldatud bürokraatlik ja administratiivseid tantsu- ja laulumänge sel teemal, et kuidas küll see tegevuspõhine eelarve toimib ja asja olemus on selles, et nagu me aru saame ka riigikontrolöri aruandest, ei ole sellel mitte saba ega sarvi ja selle õpetamine on olnud täiesti kasutu. Marek, sellel on sabad ja sarved. Eelmisel aastal jäi riigieelarvest, meil ei ole raha, me peame kokku hoidma. Eelmisel aastal jäi riigieelarvest kasutamata 2,5 miljardit eurot. See on 13% eelarvest, see tähendab, et 13 eurot iga 100 euro kohta jäi lihtsalt kasutamata, tuled taevas. Ja ma tahangi öelda seda, et selle tulemuseks on selline tavaline mustkunsti trikk, et kõik justkui teevad midagi, kõik justkui täidavad midagi, kõik on justkui hõivatud millessegi. Ja siis ühtäkki tuleb välja, et välja tuleb nagu ikka, et kõik on tuksis, raha
peaks nagu juurde tulema, me tõstame makse ja samal ajal see raha vedeleb kusagil, nii-öelda kellegi käes, kusagil õhus, mingites toimingutes, millest ei ole võimalik aru saada ja riigi raamatupidamise puudumine, selge puudumine on põhiline asi, mida me ka siin saates oleme ju korduvalt kritiseerinud ja meelde tuletanud kõiki neid kangelasi, kes ütlesid, ja kui meie kätte tuleb ots võimuga, siis me teeme kohe revisjoni. Seda revisjoni ei ole, selle revisjoni möödapääsmatust tuleb riigikontrolöri aruandest välja väga selgelt ja me hakkame maksu maksma tegelikult järgmisel aastal küll autode, küll tarbimise pealt just nimelt selle tõttu, et see silmamoondus, mida nimetatakse tegevuspõhiseks eelarveks, on meile tekitanud olukorra, kus me täpselt ei saagi aru, kus reaalselt olemasolev raha parasjagu paikneb. Kas ta on liikumas vasakust taskust paremasse või minemas hoopis hoiukarpi? Lisan Strandbergile juurde, et ei jääks valesti arusaama. Tegelikult riigil on möödunud aasta eelarvest päris korralik ülevaade ja kõik need arvud, millele ka Janar Holm viitab, on ju tegelikult täiesti okei. Mis on puudu, on see, kuidas planeerida eelarvet niimoodi, et need arvud vastaksid tõele. Et seletuskirja järgi ei oleks seal näpuga rida ajades ühel real üks arv ja eelarve seaduses hoopis teine eesmärk või teine arv. See on probleem. See, ma tsiteerin siis, et kõigile saaks selgeks, et mida me siis lõppkokkuvõttes tahame. Tsiteerin Janar Holmi, riigieelarve puhul ei ole kõige olulisem see, kuidas me selle esitamise viisi nimetame, vaid see, et eelarvest oleks ettevaatavalt ja selgelt võimalik aru saada, kust raha tuleb ja kuhu ta läheb ja mis sellest lõpuks meie kõigi hüvanguks peaks sündima. Ja tagasivaates peab olema võimalik sealt samast nende rahaeralduste kohta käivate ridade juurest hiljem lugeda, kas see raha läks sellele, milleks ta oli mõeldud, kas me saime selle raha eest seda, mida me raha eraldas tahtsime ja kui ei saanud, siis miks. Ja see on põhimõtteliselt sama, kuidas me kõik kas eraisikute või mikroettevõtjatena või ettevõtjatena või töötajatena oma asju ajame. Kuidas me oma majanduslikku poolt haldame, me tahame teada, kas see raha, mida me millegi jaoks planeerisime, kas me ikka saime sellest seda, mida me tahtsime. Ja selle põhjal me saame teha endale, siis saame teha prognoose või öelda, et tegime halvasti. Aga praegu ei ole see Eesti Vabariigi tasemel võimalik. Ma loen ühe tsitaadi veel Janar Holmilt. Suur oli minu üllatus ja ehmatus, kui kuulsin sellel kevadel oma kolleegilt Läti riigikontrolörilt, et Eesti riigiametnikud on Läti rahandusministeeriumile ning kuuldavasti ka lausa Läti valitsusele tutvustanud meie tegevuspõhise riigieelarve nii-öelda edulugu. Läti rahandusministeerium olevat seepeale asunud päris tõsiselt ja üsna aktiivselt rääkima Eesti väidetavale eduloole tugineva reformi läbiviimisest Lätis ja edasi. Mul oli võrdlemisi piinlik Läti kolleegi ees, teades probleeme, mis meil eelarvestamisega ja eelarvega tegelikult on. Eesti ametnikud suudavad külmalt oma naabritele ajada ilujuttu, et oleme sidunud riigi raha kasutamise tulemustega või suutnud tänu tegevuspõhisele eelarve infole riigi rahakasutuse efektiivsust suurendada. Riigikontrolli analüüs ja mitte ainult meie oma näitab, et seda pole kahjuks juhtunud. See on tsitaadi lõpp ja selle põhjal me võime öelda, et teatud riigiametnikud, kes sellist juttu käivad Lätis rääkimas, lihtsalt valetavad oma kolleegidele. Ja viimased andmed küll Läti valitsusest ütlevad, et Läti valitsus seda eestlaste ettepanekut laua peale ei ole võtnud, aga tegelikult on probleem ju natuke laiem ja natuke tõsisem. Öelge mulle palun päris ausalt, mehed, kui ma eksin, aga 2023. aasta Riigikogu valimiste eel ei olnud tõsist debatt ei maksupoliitika ega riigieelarve läbipaistvuse ega jõukohaselt toimiva riigi üle. Ja valimisdebatti saab algatada kahel viisil. Seda saavad teha poliitikud oma lubadustega, millest paljust lahustuvad hiljem rahapuuduses või koalitsiooni kokkulepetes järeleandmisi tehes ja nii edasi. Ja teine viis on see, kuidas valija ehk ühiskond ei taha vanaviisi elada ja see tahtmine on nii tugev, et valimiskampaanias peavad poliitikud neid arvestama. 2023 Riigikogu valimistel kevadel neid debatte sisuliselt ei olnud ja ei olnud seetõttu, et poliitikud lihtsalt ei tõstnud neid lauale. Mina julgen küll niimoodi väita. No siis oli ju teine teema, siis oli meil ju
julgeolek ja kindel Ega julgeolek ei ole kuhugi kadunud. Ei ole muidugi, aga mina julgen väita seda, et tegelikult oli siis täiesti arusaadav kõigile, et eelarve ja selle koostamise probleemid on tõsised. Lihtsalt seda natukene keerulist teemat ei täinud inimesed siis vähemalt kandidaatidena jutuks võtta ja võib ka öelda seda, et tegelikult avalikkus ja võib-olla ka meedia hindas natukene üle inimeste teadlikkust sellest ja ma kujutan ette, et kui toona oleks jaksu olnud jõulisemalt neid teemasid käsitleda, võib-olla siis need valimised nii lihtsalt neis küsimustes läinud ei oleks. Kuigi teistpidi, nagu ma ütlesin, et ju enim pasundas sellel teemal Eesti 200, kes nüüd tänasel päeval on ju sel teemal pigem vait ja ei ütle ühtegi sisulist sõna, kuna tal lihtsalt ei ole jaksu seda teha ja madala reitinguga ei oleks tal ka midagi sellega peale hakata. Kuigi ausameelsetena peaksid nad oma selja sirgu ajama ja ütlema, et mida me ütlesime. Nüüd tuleb seda teha. Ja üks asi veel, mis mind tegelikult riigieelarve puhul häirib ja see on juba aastaid niimoodi kestnud, et ma väga soovitan, et ministrid või kõrged riigiametnikud ei kasutaks väljendit me leiame selle jaoks raha, me leidsime selle jaoks raha ei leita. Raha on kindlalt planeeritud, ehk siis ikka ja jälle loeme, et mõni minister on leidnud eelarvest raha selleks, et lahendada mõni kiire probleem. Kui raha on nii lihtne leida, siis järelikult on midagi valesti või raha on väga palju. Jah, nii on selles mõttes, et Millal sa viimati raha leidsid? Ma ei räägi 20 sendisest bussipeatusest. Ma rohkem ei ole ka leidnud selles mõttes, et ütleme viimati ma leidsin pintsaku taskust. Ja vaata, Marek, ütleme, et sulle ütleb abikaasa, ütleb niimoodi, et siin võiks ju nagu autot vahetada või mis sa mõtled, et oleme sellega sõitnud küll. Leiad kuskilt raha. Ja Marek läheb kuskile tahatuppa ja siis tuleb sealt tagasi. Leidsin raha! Kuule, ma leidsin raha. Siin mingisugune 60 000 korraga leidsin ühesõnaga. See oli mul kahe eelarverea vahel. Olin valesti arvestanud. Just nimelt. Tavaliste inimestega mitte midagi sellist ei juhtu ja seda saabki tõepoolest juhtuda ainult selle tõttu, et kogu see riigieelarvestamine niimoodi oma kõiki 101 jalga lonkab. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab ja Kuku Raadio stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Pole kellelegi saladus, et pealinna elu ja valitsemine on juba tükk aega nii-öelda pärtlisse keeratud. See on selline uudissõna, mis saab oma juured abilinnapea Peeter Pärtel pere nimest ja kui öeldakse, et midagi on pärtlisse keeratud, siis see tähendab, et asjad on nii sassis nagu Kört Pärtli särk pühapäeva hommikul, kui siis Eesti vanasõnade ja kõnekäändude poole pöörduda. Igal juhul, mis iganes Tallinnas toimub, on mingisugune suur segadus. Kaarli puiesteele on ilmunud massiliselt ülekäiguradasid, mis viivad üle rattade ja bussipeatusse. Jutt käib sellest, et ehitada Liivalaia tänavale trammiliin, kuigi mis sinna ümber peaks tulema, see on kõik veel täitsa arusaamatu, aga peaasi, et tramm tuleb, kuhu ta viib ja kuhu ta ei vii, seda me saame võib-olla aastate järel teada ja nii edasi ja nii edasi. Samal ajal kaks konkureerivad või võiks öelda rivaalitsevat abilinnapead Kristjan Järvan ja siis Peeter Pärtel pere nahutavad üksteist sotsiaalmeedias. Linnapea Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraat, nagu ma juba varem saates mainisin, on ilmselt läinud põranda alla ja suhtleb salakirjade ja küktantsu teel. Nii et olukord Tallinna linnas on täiesti pärtlis. Seda enam, et oleks see pelk ju vaidlus kusagil sotsiaalmeedia ridadel või kanaleis, ei. Selle peale laseb üks üles panna ju, ma ei kujuta ette, kui palju, kümneid ja kümneid mingeid totakaid liiklusmärke. Nad kulutavad raha, nad kulutavad kõigi meie raha jabural moel püüdes üksteise üle rivaalitseda ja minu meelest on see vaimuhaige käitumine ja
elanike jaoks, maksumaksjate jaoks linnas ülimalt ohtlik. Selles mõttes nii-öelda see, kuidas ma ütlen, nagu mingisugune ime oleks sündinud ja linnavalitsusest lahkuv Keskerakond oleks sinna nagu maha jätnud mingit ajukahjustavate ajuseente eoseid. Ja nüüd, kui uued inimesed sinna sisse tulnud on nad zombistunud ja käituvad nagu ilmselt lollilt ja haigelt. Võib-olla peaks neid ikkagi meditsiiniliselt vaatama, sellepärast pole välistatud, et keskerakondliku võimuga käis kaasas mingisugune imetabane aju halvav seen, aga pigem ilmselt mitte, nii et see on pigem jah, selline kultuuriline omapära ja täielik vastutustundetus. No ja sõltumata sellest, kes oli eelmises linnavalitsuses või kes on selles linnavalitsuses, jah, see nelikliit on väga keeruline, aga no midagi on ikka paremaks ka läinud ju ja läheb, et tramm on tegelikult suurepärane liiklusvahend, ühistranspordivahend, mina julgen küll nii väita, mitte ainult Tallinnas. Seda teatakse üle 100 aasta. Absoluutselt. Ja jumala pärast trammiliiklus on suurepärane, kui see veel laieneb ja ta laieneb jumala pärast. See trolliliinid ära kaovad, troll on tõepoolest üks nähtus, mis on oma aja ära elanud. Ma arvan, et trollide aeg ongi möödas, kaovadki ära. Kui liikuda mööda mõnesid tänavaid, mis on nüüd lõpuks korda saadud, siis jumala pärast minu mõelest on täitsa tore, nii et midagi ikka edeneb ka. Ja no öelda nüüd, et linnas ikka midagi edeneb. Ei saa öelda, et üldse midagi ei toimu. Oleme nüüd seda meelt, et kui palju on see poliitilise juhtimise tulemus ja kui palju on see juba parem ära tehtud planeerimise sellele tulemus. Ma viitasingi, see on ise küsimus. Samas nii-öelda meil on mitmed suunad, kuhu mitte mingisugust trammide edendamist ei tule, et kui me vaatame seda, kuidas suund näiteks Viimsisse või teistest Tallinnast Lasnamäe trammist räägitakse 25 aastat. Ja, aga see ongi asi, mille möödapääsmatus nii Viimsi suunal kui Lasnamäe suunal saab aina selgemaks, nagu ka paljudel teistel suundadel, kuhu suunas Tallinna linn on välja arenenud. Tramm on tõepoolest see, mida sa ütlesid, aga see trammi areng ei peaks tähendama seda, kuidas me siin siselinnas neid käike ümber teeme ja radasid, vaid ikkagi seda, et tõepoolest see ühistransport olekski selline, et see võimaldakski reaalselt ilma, et peaks inimesed hädaldama, kuidas autoliikluse raskemaks tegemine põhjustab tegelikult meeletut ajakulu, midagi tuleb asemele pakkuda ja see on tõepoolest tramm, aga kusagil jääb see mõte seisma. Nojah, ega mul ei ka mõtte seisma. Ma mõtlen nüüd edasi, et mis meil siin veel vaadata on. Üks huvitavamaid uudiseid tuli sel nädalal ju tegelikult ka riigi halduses olevast keskkonnaagentuurist, milline ju meile kõigile ilmateadet ja kõik muud sellist head pakub. Nemad tegid ülevaate sellest, milline on siis ja väga vahva kaardimaterjal, mida sealt vaadata õnnestub ja üks asi on see, et on kokku võtnud siis ühe kaardi peale selle, milline on Eesti ökoloogiline seisund. Heana on seal maksimaalselt vast Hiiumaa suurune maa-ala, mille ökoloogiline seisund on hea. Vaatasin neid kaarte, ütlen vahele siin, et mida nad siis maismaa ökosüsteemidest mõõtsid. Nad mõõtsid metsa, niitu, sood ja põllumajanduslikku maad. Ja mis mul sellel kaardil silma jäi, Lahemaa paistab silma. Et on hea veel? Veel. Lahemaa paistab silma, aga mis mulle ka, ma olen täielik võhik erinevalt sinust, Marek, mis mulle sellel kaardilt silma jäi, oli see, et kusagilt Virumaast kuni Võrtsjärveni ja siis ümber Võrtsjärve läheb selline pruun ala, mis siis kaardi järgi on viletsa seisundiga koht. Ja, aga need ongi, see haakub nii-öelda metsatöödega, intensiivse põllumajandusega ja kõige muuga sellisega. Ehk et tegelikult see kaart on mõnes mõttes ju nagu külmdušš, riigi enda poolt pakutud külmdušš, sellepärast et riik ise on niivõrd mitmekülgne ja mitmekesine, et riigis on ju väga palju teateid ka selle kohta, kui hästi ja kaunis meil looduse seisund on. See on nagu tõsisem ülevaade, mis ütleb veel kord meile ühte ja sedasama, et me peaksime selleks, et enda tõsised väärtused, milleks on loodusväärtused, alles hoida, muutma oma toorainepoliitikat, muutma oma tööstuspoliitikat ja mitte klavandama, ehitada tehaseid ja mida iganes muud kõikjale sinna, kus veel on nagu lihtne ehitada, ehk et kus mingit metsa ees on. Meil on taandarenenud looduskeskkond 30 aasta jooksul väga tõsiselt ja seda arvestamata jättes me tegelikult kahjustame enda tulevikku. Me kahjustame kas või sellega, et näiteks me ei arvesta sellega, kui palju ja
huvitavat on Eesti looduses pakkuda. Loodusturism, mis igal pool Euroopas on kasvamas, on täna Eestis ju ära lõigatud jalgadega, sellepärast et sellel ei pruugi olla tulevikku, kui me jätkame rööbiti kogu seda metsamajandamist ja tööstuspoliitikat sellisel kujul, nagu me seda teeme. Ehk et me kaotame endale ära tulubaasi, mis on tuleviku tulubaas. Üks huvitav artikkel ilmus natuke seotud teemal ka sel nädalal Postimehes, mille pealkiri on meretuuleparkidele pealemaksmise hädavajadus põhineb õhul ja seal on analüüsitud siis meretuuleparkide vajadust. Teatavasti on valitsuses ju korduvalt räägitud sellest, kui palju Eestisse on vaja meretuuleparki, kui suure võimsusega ja nii edasi. Ja kui siis Postimees hakkas uurima, et mille põhjal siis tegelikult need prognoosid on tehtud, kuna nii-öelda kliimaministeeriumist mingisugust selget vastust sellele ei saa, siis EISA kevadine plaan, mida välisinvesteeringute juht Joonas Vaino ise nimetab müügitoruks, kirjeldab siis 13 uut tööstust, mis vajaksid kokku 7 teravatt-tundi elektrienergiat aastas. Ja kokku on planeeritud 20 ettevõtet. Paraku on asi selles, et enamus või praktiliselt kõik nendest on sellised ebatõenäolised või suisa võimatud. Näiteks on kevadises plaanis 5 tehast, mille puhul nende tootmine põhineb RMK puidul pikaajalise kestvuslepinguga. Kõik need 5 tehast on siis arvestatud vajamineva elektrienergia saajate hulka, kuigi RMK andmete põhjal on teada, et ainult üks nendest tehastest oleks võimalik teha, kui arvestada nüüd seda, kui palju RMK neile saab puitu müüa. Ja see näitab mulle veel üks kord seda, kuidas Eesti Vabariigis asjad mõnikord käivad, et ühes mingisuguses lülis tehakse mingisuguseid prognoose. No arusaadavalt iga bürokraatlik lüli püüab näidata ennast edukamana, näidata, et nad teevad tublisti tööd, et tänu nende tegevusele tuleb siia suuri tööstusi, teevad nimekirja, siis teine lüli vaatab, 20 suur ettevõtet, igaüks neist vajab nii ja nii palju elektrienergiat ja see läheb edasi juba ministeeriumi plaanidesse, sealt läheb see edasi siis juba riigieelarvesse sisse. Ja kõik võtavad seda nagu reaalsust, aga tegelikult see ei ole reaalsus, see on mingisugused unistused kuskil selle laua taga, aga maksumaksjale läheks see maksma mitmeid ja mitmeid miljardeid eurosid. Me jõuame riigikontrolöri aruande juurde tegelikult otsapidi tagasi. Me jõuame ja selles mõttes see, mis sa Priit praegu kirjeldasid, on ju plaanimajanduse, mis Nõukogude Liidus oli üsna hullumeelne, kõigi nende negatiivsete aspektide kõige õudsam üles võimendumine 21. sajandi Eesti täielises vabariigis. Ja siia paneme täna punkti, täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.